Ma panin hiljuti tähele, et mul olid samas taskus kaks Eesti mõttes ühiskaarti või transpordikaart. Et oli samas taskus Buenos Aires metrookaart, see subte, sinine, ja Hongkongi 8 kaart, see Octopus, mis ei ole ainult küll transpordikaart, millega saab ka praktiliselt igal pool mujal ka maksta. Et see on selline huvitav kaart, mis on, ma arvan, et ta on selline vahevorm sellepärast, et Hongkong peab nagu miilustama nii Hiina kui läänemaailmaga ja see on nagu majandusliku mõttes väga, väga keeruline. Ja siis arusaadavatel põhjustel on tehtud selline vahemaksevorm siis ka, et põhimõtteliselt ka restoranides, paljudes hotellides saab selle kaardiga maksta. See on selline kaart, kui saab raha peale laadi ja küsite, kust see raha pärit on, eks ju, ja siis maksabki. Ja kui ma kahte kaarti samas taskus vaatasin, siis ma hakkasin mõtlema, et kumb linn mulle rohkem meeldib, kas Hongkong või Buenos Aires. Ja kui ma olin 10 minutit selle peale umbes mõelnud, siis ma taipasin, et vastust ju tegelikult ei ole. Ja miks ei ole? No sellepärast ei ole, et need on erineva tähendusega linnad. Mõlemad linnad on suurlinnad, mis on ääretult meeldivad, minu jaoks ääretult ägedad linnad, kohad, mida ma hea meelega külastasin, kas ma homme läheksin lennuki peale, kui saaks, eks ju, ükskõik kumba, eks ju. Võtaks passi katte ja läheks hea meelega. Aga nad on tähenduslikult erinevad. Ja see erinev tähendus on selles, et üks on kultuuriliselt lähedasem ja teine ei ole. Ja kui ma lapsepõlves lugesin neid Alexander Dumas raamatuid palju ja seal oli väga levinud selline, kuidas öelda, et abielud, mis pandi, abielud olid nagu, nad olid selleks, et sõlmida liite, mingitel muudel tähendustel ei olnud nagu armastusabielu, ütleme niimoodi, jah. Ja siis inimesed pidasid armukesi ja see oli täiesti nagu ühiskonnas aktsepteeritud või pool aktsepteeritud teguviis. Ja ma hakkasin mõtlema, et Buenos Aires on nagu keegi, kellega ma saaksin olla püsivalt. Ma võiksin kolida Buenos Aires seal rahulikult ka elada. Aga näiteks, kui ma läheksin Hongkongi, see oleks mul väga-väga raske seal püsivalt elada. Võimatu ei oleks, aga see oleks väga-väga raske. Ja see kultuuriline kaugus on ikkagi väga-väga suur. Ja kuigi ta on sild selle lääne ja ida vahel, kuna ta oli pikka aega ju, sajand poolteist oli ju Briti koloonia, aga siiski ta on kultuuriliselt kauge. Ma ütlengi, et Hongkong on mu armuke ja Buenos Aires on mu abikaasa, midagi sellist. Ja see ongi see vahe, aga ütleme jah, aga küsimus on see, et kui mulle homme antaks mulle pass ja öeldakse, et sa võid minna. Mul pass on olemas, aga antakse pilet võimalus minna. Et kumba ma läheksin? Ja see on keeruline küsimus. Nii oleneb, kui kauaks. Et kui läks näiteks nädalaks ajaks, nädalaga on ka keeruline küsimus. Nädalaga on ka mõlemad nagu suhteliselt 50-50, eks. 2 nädalat. Ütleme nii, kui mul kästaks minna kuuks ajaks, ma läksin Buenos Airesesse, kui kästaks minna 8 nädalaks, ma läksin Hongkongi. Ütleme nii. Nädal on keeruline, nädal on liiga lühike aeg, et üldse midagi.